täna jätkame siis teist osa uurimiskohtust. Et see teema minu arust on praegu üks kõige sellisemaid ajakohasemaid teemasid just sellepärast, et sellist võimalust ei tule mitte kunagi, sest praegu on äraleputamispäev ehk see kohtuaeg ja praegu otsustatakse meie saatused. Ja Jumal arv on see, et meil on võimalus meelt parandada. Ja sellepärast Jumal viib meid olukordadesse, raskustesse, ta näitab meie olukorda ja näitab just neid asju, kus kohas meil on vaja meelt parandada. Ja me oleme, kuna me oleme erinevad. Ja täitsa suur oht on praegu, kui nüüd 4. juunil Ameerikas võetakse vastu pühapäeva seadus, siis me oleme tõesti lõpusirgel. Aga loeme teksti, kordame neid teksti Danieli 7, 9-10. Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elakene võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juukseb nagu puhas viin. Tema aujärjed olid tuleveelid, selle rattaks põlev tuli. Tulejugi voolas ja väljus temast 1000 korda 1000 teenisid teda. 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Ja mis on selle kohtu peateemaks? Kas ei ole just see, et meie iseloom on rikutud ja Jumal tahab taastada enda sarnase iseloomu meie eludest. Tähendab, iseloomudest tuleb kõik see, mis määrib meid, mis määrib ka Jumalat, need tuleb kõik kõrvale jätta. Ja see tähendab seda, et inimene asetatakse uuesti Jumala käskudeks seaduste ette ja need käsud kirjutatakse talle südames. See tähendab praktilisse elu. Loeme ka Danieli 7:13-14. Ja ma nägin õises nägemuses ja vaata, taevapilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane ja ta saabus juhatanu juurde ning viidi tema ette ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, sugulased ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka ja tema kuningriik ei hukku. Siin on see sündmus nüüd kirjeldatud. See oli aastal 1844, kui Kristus läks taevases templis pühast paigast kõige pühamasse paika. Ja seal on viimane see kohtu mõistmise stseen. Ja sellest alates ka Jeesus on meie ülempreester taevases pühamas ja viib läbi seda teenistust ka meie igaühe elu üle. Nii et seal tehakse otsused kas hukka mõistmiseks või igaveseks päästeks. Sest meie pääste ja õigeks mõistmine otsustatakse ka kohtus. Ja me näeme kindlasti, et meil ei ole mitte kellegi kolmandat võimalust. Ainult 2 võimalust. Ka seada Kristusega või jääda ennast temast ja hukkuda. Ja loeme Mattiuse 10:32-33. Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees,
tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. huvitav, eks ole, meil on võimalus Kristust tunnistada rahva ees ja Kristus ka tunnistab kohtus meie eest, sest ta on ka advokaat seal kohtus, eks ole. Ja kui me võrdleme praegust kohtumõistmist, kes on siis kohtus? See on kohtunik, advokaadid ja prokurör. Ja kui nüüd üks inimene on rikkunud näiteks Eesti Vabariigi seadust, siis alustatakse tema suhtes eeluurimist või kriminaalasi näiteks kuulutaks välja. Ja nüüd seni, kui seda asja uuritakse, on inimene eeluurimiskohtu all ehk eeluurimuses. Ja kui uurijad ja teevad selle asja selgeks, kõik need faktid ja asjad, siis nad uurijad annavad kohtu asja üle kohtusse ehk prokurörile. Prokurör esitab kohtunikule ja nüüd kohus otsustab. Nii et seal räägitakse kõik need teemad lahti ja advokaadid on muidugi selleks, et kaitsta kohtualus. Ja kohtunik peab ikkagi otsuse tegema vastavalt riigi seadustele. Kui kohtunik teeb otsuse mitte riigi seaduse alusel, siis ta oma volitseb ja siis kohtunik satub ise kohtu alla. See on nüüd maapealsed kohtud on niimoodi. Ja siis, kui kohtunik teeb otsuse vastavalt riigi seadusele paragrahvi järgi, mõistetakse inimestele kas süüdi või ka õigeks. Ja tihti on niimoodi, et kannaks inimene ka eeluurimisvanglasse või teine võimalus, ta on allkirja vastu vaba selle uurimise ajal. Aga taevases kohtus on niimoodi, et meie üle praegu otsustatakse, meie nimed jooksevad Jumala ees läbi ja siin on võimalus erinevus see, et meile antakse võimalus meelt parandada. Ja meile parandus ongi see, mis kustutab ära need süüdistused, sest katupalk on suur mõtleb kõige. Ja meil kõiki oleme, kõik on süüdistatud üleastumises Jumala seadustest, mis toovad meie elus surma. Ja nüüd, kui me parandame meelt nendes küsimustes, siis Jumal saab eluraamatust meie aruandest maha tõmmata just need osad, mis need surma viivad. Ja see on täielik arv. Aga meie parandus on meie võimalus. Ja mitte keegi ei saa seda meie parandust ju meie eest teha. Nii et meil on praegu võimalus kõigil. Loeme Rooma 6:23. Sest patupakk on surm, aga Jumala armuaim on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas. Nii et siin on toodud meil kaks külge ja tänu Kristuse ohvrile on üldse meile võimalus antud meile paranduseks ja see on arv. Nii et siin on õiglus ja arv koos. Patupalk on surm, aga Jumal on leidnud võimaluse selleks õigeks mõistmiseks. Nii et sellepärast ongi surnuaiad maa peal. Sellepärast maa ja sureb. Aga Jumal on andnud surematuse. See tähendab, surematuse saavad need, kes on täielikult õigeks mõistetud ja Jumala raamatutes ei ole enam ühtegi süüdistust. Ja me teame seda, et Jeesus on meid antud juhul nagu vabaks lasknud allkirja vastu, aga oma pere allkirjastanud selle tähendusel on ära. Ja tänu on tema. Ja me teame seda, et meile parandust võib toimuda ainult kahetsuse kaudu. Tähendab kaks olulist osa meile parandusest. Kahetsust ja selle tagajärjel siis meile parandus. Tähendab, et meie mõttemaailm, meie tahe, motiivid
tegelikult ju muutuvad sellega. Ja see tähendab seda, et me ei taha enam vastutada. Mitte me ei tohi teha, aga ma tõesti ka oma südamest tunnen, et see on niivõrd vastik ja vastumeelne, et ma ei taha seda. Jumal on nüüd sellega. Ja kui taevane kohus vaatab inimese elu üle ja elu aruandes on näha tõelist elu muutust, nii sõnas kui mõttes ja teos, sest miks Jumal katsub läbi? Vaata, kui mul antakse möönas meelt korraldada, ma korraldan meelt, nii öelda. Aga kui Jumal annab uue katsumise ja see peab näitama seda, et kas ma tõesti olen nüüd meele parandanud või ma lähen uuesti selle asjaga kaasa, mis mind kiusas näiteks. Ja kui see test on tehtud, siis tõmmatakse sealt raamatust need asjad maha. Ja kui eluraamatust on maha tõmmatud need asjad, mis mind hukka mõistavad, eks ole, ja need tehakse kohtust lahti, siis ei ole enam süüdistus. Jumal võtab ära meilt võimaluse neid üldse süüdistada. Aga see on ainult siis, kui on tehtud meeleparandus. Kui papp on kõrvaldatud, kui Kristuse elu on vastu võetud ja see ei ole enam ühte külastamist, käsu ehk seadusest. Ja mis on siis käsumeelsus? Ja siis, kui ma oma jõuga tahan õigeks saada. Ja käsumeelsus on väga seotud eneseõigusega. Ja kui ma tahan oma jõuga ennast õigeks saada, siis see kukub alati läbi. Sest alati, kui ma tahan õigeks saada, siis ma pean toetama Kristusele ja tema annab meile jõu ja väe õigust teha. Meil endal ei ole seda. Ja loen 1. Johannese 4:13. Sellest me tunneme, et me püsime temas ja tema meis, et ta on andnud meile osa oma vaimust. Et mõelge, kui lähedale Jumal tuleb, ta annab ise enda vaimust osa, et juhtida seda protsessi, pühistusprotsessi sinu ja minu sees personaalselt vastavalt meie olukorrale. Ja tekst Efesuse 5:26 ja 27. Et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Nii et see tekst ütleb, et oleks kortsu ega laitu. Tähendab ühtegi patust sellist kortsu ja laitu. Loen ühe teksti, see on Kristuse tähendamissõnad. Lehekülg 310. Avaldus lehekülg 176. Ja see on lugu sellest tähendamissõnast, kui kuningas läks pulmakülalisi vaatama, sest kõik oli kutsutud, alguses nad ei tahtnud tulla, vabandasid ennast välja, eks ole. Ja nüüd, kui lõpuks pulmakorras oli täis, siis kuningas läks vaatama pulmalisi. Ja kui kuningas tuli külalisi vaatama, ilmes kõigi tegelik iseloo. Iga peo külalise jaoks oli antud pulmarüü. See rüü oli kuninga kingitus. Seda kandes näitasid külalised üles lugupidamist piduseidi korraldaja suhtes. Kuid üks mees oli riietatud oma tavalistesse rõivastesse. Ta oli keeldunud tegevast kuninga nõutud ettevalmistusi
ta on ettevalmistus ulma jaoks. Ja Õde Mait ütleb siin selgelt, et see ettevalmistus oligi uus iseloom. See valge rüü tähendabki uut iseloomu. Ja see mees oli tulnud vana iseloomu. Aga me teame, mis vana iseloomus, mis on meie vanades iseloomus. Seal on süüdistus, kättemaksu, meel, leppimatus, kõik need asjad. Ja ta oli tulnud sinna peokülaliste hulka selliselt. See oli tähendamissõna, eks ole. Aga see mees visati sealt lihtsalt välja. Sest ei saanud sinna jääda. Ja järgmine lõik ka siit, et ärgu petku keegi end lootusega, et mõnda aega helitatud patust on võimalik lihtsalt veidi aja pärast loobuda. See ei ole nii. Iga helitatud patt nõrgestab iseloomu. Iga patt nõrgestab tegelikult meie iseloomu. Ja tugevdab harjumus ning tagajärjeks on füüsiline, vaimne ja moraalne rikutus. See võib valesti tehtud kahetseda ja taas õigele keele tulla, kuid see, milleks on sinu mõistus vormitud, muudab õige ja vahe tegemise sinu jaoks raskeks. Ja sellepärast maailmas võimalus ongi, et inimesed ei teeks vahet, mis on patt ja mis ei ole. Et pattu ei nimetatakse enam pattuks, täpselt nagu meie ühiskonnas praegu on. Ja pattu propageeritakse, kas või need rongkäigud Vikerkaare lippuda, eks ole, ja harjutatakse eriti just noori pattu. See on harjutamine pattu, et enam vahet ei tehtaks. Ja loen edasi suurest võitlusest. Lehekülg 348. Katte, mida inimene pole kahetsanud ega maha jätnud. Tähendab, kahetsemine on selleks vajalik, et katt tõesti maha jätnud. Kui tuleks meele parandusele, aga ei kahetseta, siis see katu tegemine jätkub. Tähendab, et kui ei ole kahetsetud ega maha jäetud, ei andestata ega kustutata aruande raamatust neid pattusi. Need jäävad Jumala päeval tunnistuseks pattuse vastu. Hoolimata sellest, kas ta on teinud oma kurjateod päevavalvel või ta on teinud need ööpimeduses, on need avalikud ja ilmselt kõikvõimsa kohtuniku ees. Jumala inglid on olnud iga patu tunnistajaks ja märkinud üles need eksimatutesse aruandetesse. Nii et meie kaitseinglil on ka teine ülesanne. Ta fikseerib kõik meie sõnad ja teod. Ja samas ta kaitseb meid, sest see on arvamuaeg, meil on õigus meile parandusele. Katt võib olla varjatud, seda võib salata, kinni katta isa, ema, naise, laste, kaaslaste ees. Võib-olla mitte kellegi peale süüdlased pole sellest vähimalt aimu. Kui see on täielikult varjastatud taeva olemuste ees. Pimedaima ööd pimedus ega osavaim kavalus ei suuda varjata ainsat mõtet igavese Jumala ees. Jumalal on täpne aruanne igast ebaõiglasest teost, ülekohtusest, motiivist. Teda ei peta väline vabadus, tema ei eksi iseloomu hindamisel. Inimesi võivad petta rikutud südamega inimesed, kuid Jumala pilt tungib läbi igast maskeeritust. Ta oleb südames sügavaid mõtteid. Ja inimestel on selline harjumus,
tehakse ühes kohas pattu, aga kuidagi teises eluvaldkonnas püütakse head teha. Et umbes oma mingi hea tegudega heastada see patt. No jumal ees ei saa sellist asja teha. Ja ta ütleb siin, et kui pühalik on see mõte, päeva järel, mis kaob igavikku, jätab aruande taevaraamatutes iga päeva kohta. Kord öeldud sõnu ja tehtud tegusid ei saa kunagi olematuks muuta. Aga meeleparanduse kaudu saab. Et see on õnnistus. Inglid on üles tähendanud nii hea kui halva. Kõige vägevam inimene maa peal ei saa kustutada ka mitte ühe ainsa päeva alla. Meie teod, meie sõnad, isegi meie kõige salajasemad motiivid. Ma võisin teha ju näiteks head valed motiivi. Võrgutada kedagi või mis iganes. Jumal juures on kõik näha. Ja need tuleb kõik arvesse meie saatuse otsustamisel. Kas üldsuseks või hukkamõistmiseks. Kuigi me võime olla need unustanud, on need ometi tunnistajad, mis mõistavad meid kas õigeks või hukka. Ja ta võrdleb siin seda piltnikuga või fotograafiga, nagu fotograaf jäädvestab mingi pildi, eks ole, millegest asjast, kus on ka kõik peelsused, eks ole, näha. Ja me teame, et röntgeni pildid ja magnetuuringud näitavad ka sinu sisemusest kõik need nüansid ära. Ja nii on iseloom ustavalt jäädvustatud taevastes raamatutes ja hoolimata sellest tunnevad inimesed tegelikult nii vähe muret selle pärast. Miks? Kas neil ei ole sellest räägitud? Või kirikus räägitakse seda juttu, et me oleme patused ja siis tuleb teil annab armu ja sellega me puhastab siin. Aga armu andmine ei tähenda meie iseäramu puhastamist, vaid armu andmine tähendab seda, et meil on võimalus antud meelt parandada, et see on armu. Vaat siin aetakse asjad sassi ja inimesed, kes ei paranda meelt ja mõtleda, et Jumal neid niimoodi muudab järsku ühest nipsust, need inimesed petavad ennast. Ja vaenlasel on see väga hea ja kasvav asi, sellepärast, et kui üks kristlane elab patus, siis tal on õigus selle inimese ellu sekkuda. Kui see tahab, et vaenlane sinna ellu ei sekkaks, sul on võimalus kõik asjad korraldada. Need ta ütleb, et kui võiks kõrvaldada katte, mis lahutab nähtavat maailma nähtamatust ja inimlapsed näeksid inglid, kes märgib üles iga sõna ja teo, millest nad peavad aru andma kohtus, siis jääks palju sõnu, mida iga päev räägitakse, ütlemata ja lihtsalt tegemata. Ja ütleb üles, et kohtus jälgitakse hoolikalt iga talendi kasutamist. Tähendab, kõik talendid, mis meil on antud, on tegelikult Jumal poolt antud. Aga kuidas me neid talente kasutame? Vaenlane tahaks, et me paneks need talendid tööle tema kasuks. Kuidas me oleme Jumalast meile laenatud kapitali kasutanud? Ta nimetab seda kapitaliks. Ja ta annab tasuta. Tegelikult talent on sinu kapital. Ja siis saab oma tulemisel selle kasuga tagasi, nagu sellest tähendamis sõnas. Need, kes said 5 talenti, teenisid 5 juurde. Kas me ei arenda? Kas oleme kasutanud meile usaldatud võimeid? Tähendab käsi, südam, aju, Jumalaks ja õnnist. Vaata, millist võimad. Süda, käe. Kuidas oleme tarvitanud oma aega? Kuidas me oleme tarvitanud sulge, raha, mõju ja häält?
mida oleme teinud Kristuse heaks vaeste, kurvastatute, hordide ja lesknaiste isikus. Jumal on teinud meid oma püha sõna hoidjateks. Me oleme teinud valguse ja tõega. Mis me oleme teinud valguse ja tõega? Mis on antud meile selleks, et anda inimestele teadmisi nende päästeks? Vastutus. Aga kuna sellest ilmselt nii vähe räägitakse, siis kuidagi harjutakse ära, et mul ei oleks vastutus. Tahaks lugeda siit ettevalmistus hiliseks vihmaks lehekülg 101. Rahvana, kes ootab vaimu erilist välja vanamist, peame tunnustama tõsiasi, et Jumala vaim ei saa tulla meile abiks, aidates meil täiustada kristlikku iseloomu, kui me rahuldame oma söögiisu. Mõni mõtleb jälgises söögi. Aga see on himu, tegemist on himuga ja kui see himu valitseb, Jumal arvab, et meie valitseks selle himu. Aga siin ta ütleb niimoodi. Ja kui me rahuldame söögiisu oma tervise kahjuks, söögiisu rahuldamine takistab tegelikult hinge arenemist. Me peame aru saama, et söögiisu rahuldamine on suurim takistus vaimsele arengule ning hingepühitsusele. Tähendab, meil on niivõrd omavahel seotud, et kui toitumine ei ole paigas, siis me ei saagi aru, milles me peame üldse pühitsema ennast. Et see nagu paneb aju umbe. See on tunnistuste 9. kõige 956. Ja Jumal ei salli mingeid vabandusi ega mingit aseainet. See, kes valmistub muutmiseks, peab saavutama võidu söögiisu üle. Tähendab himu üle. Minu arust hea söögiisu on hea, aga ka mitte üle piiri. Jumal nõuab, et söögiisu puhastatakse. See on töö, mis peab teostatama enne, kui tema rahvas võib seista tema ees täiuslikuna. Me paneme tähele tootus. Me peame tundma Jumala vaimu väge selles liikumises. Tunnistuste 9. kõige 153. Ja need, kes võidavad söögiisu koljati, saavutavad võiduga suurem listide vähehulga, loendamatute kiusatuste üle. Söögiisu võim on toonud hukku tuhandeile, samal ajal, kui nad selles punktis võidu saavutades oleksid võinud saada moraalset jõudu, võitlega kõik teised kiusatused. Nii et moraalne jõud on seotud söögiisu himuga. Nii et tasub mõelda sellele, miks paljud ütlevad, oi, ma sellest asjast ma ei saa jagu ja ma olen proovinud ja ma ei suuda. Aga probleem on hoopis teises kohas. Ja samas me võime ka tervislikku toitu süüa liiga palju ja olla istanud käelima ja tulemus on sama. Aga kõik need õpetused on ju antud just adventrahvale, sest Jumal on andnud meile viimase tõe. Ja see tähendab, et ta tahab selle rahva, kes lähevad elavad vastu Kristus, tuleb neid täielikult pühitseda, täielikult puhastada. Nii et meil kui rahval, kuna meil on tõde antud täielikult, siis see vastutus on ka vastavalt sellele sulle. Ja sellepärast on neid reforme ju antud teistele kogudustele, katoliiklastele, baptistidele, metodistidele, kuigi rahvas on hakanud ise selle tervise teemat väga uurima ja ka netist praegu võib saada väga selgeid õpetusi, mis organism vajab ja mis mitte.
ja huvitav, need kattuvad selle aja nende õpetustega, mis üle laialauda on antud üle 100 aasta tagasi. Inimeste varjatud omakasu püüdlikkus on üles märgitud taeva raamatutesse. Loeme Luuka 21:1-4. Aga vaadates ümber, nägi Jeesus rikkaid oma õnge ohvri kirstu panevat. Ta nägi ka üht vaest lesknaist, panevad sinna 2 leptonit ja ta ütles, tõesti, ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud, sest need kõik panid oma küllusest Jumalale ainiks, kuid tema pani oma kehvusest kogu elatise, mis tal oli. Mis vahet siis oli nüüd? Osa inimesi viid suuri summasid. Ja Jeesus istub seal, ta nii kui paneb ära. Ja siis järsku tõuseb püsti paha. Üks naine toob kõige väiksema raha välja. Ta annab viimase ära, ta annab 2 leptonit, mis on kõige väiksem raha ühikud tollel oli. Ja ta annab seda kogu südamest. Et madrudes Jumal hindab asja. Ja just need väiksed asja. Me võib-olla, jah, mõtleme, see on nii väike asi, aga mis puudutab siin Jeesuse süda? See tekst ütleb ka seda, et see naine andis ka oma süda koos oma leptoga. Nii et see oli ühendatud sellega ja see puudutab kõige rohkem. Nii et tegemist oli ka siin varjatud omakasu püüdlikkusega. Ja muidugi tollel ajal oli populaarne annetada. Ja mäletan, vaatasin ühte videot, oli see Californias nimetatakse üheks maailma imeks ja klaaskeek või kristallkirik, kus on kristallseinad ja siis seinad lähevad lahti ja seal kiriku juures parklas kuulata jutlusi ja suur asju teha siis vahetas. Ja ta on selline nagu ütleme selline maailma ime kristlikus maailmas. Ja jõuluajal toosi sinna päris kaamelid ja eeslid kõik sinna lauale ja et oleks tore. Ja nüüd need, kes maksid seal, ma mäletan, kui suur see summa oli, need, kes maksid selle kiriku ehitamisel teatud summa, see oli päris suur, siis nende nimed oli kuldtahvlit ja seal istepildid. Meil oli personaalsed istepildid olid punasest sametist. Asjanduslikult. Et aga see on kõik selline nähtav osa ja selle kiriku juht oli aastaid 33-aastane vaba müürlane. Ja õpetas palju vastu veel. Et see on see, ütleme, selline teenistus, mis on see avalik ja mis pakkudes tegelikult inimesed kõige selle juures elavad. Saatan mõtleb välja lugematu hulga plaane meie mõtete hõivamiseks. Minu arust see on nii oluline asi, kas me mõtleme sellele, mis ta on ette võtnud, et sinu mõtted saada hõivata endasse. Näiteks internetis ja nutitelefonis on oi kui palju nendest, et lihtsalt minu mõtted haaratakse sinna sisse ja ma tunnistan ausalt, ma jään sinna kinni kuvates ära. Sest see on väga huvitav ja heidas. Aga kas need teenivad minu päästmiseks või ma raiskan lihtsalt aega, mille eest ma täpselt samamoodi vastutan. Need mõtete hõivamine, et neid iga hinnast hoida eemal Kristusest ja hoida eemal Jumala tööst.
peab ette vihkab suurimades, mis kõnelevad lepitusohvrist ja kõikvõimsast vahenemist. Ta teab, et tema edu sõltub sellest, kuidas ta inimeste mõtteid Jeesusest ja tema tõest kõrvale juhtida suudab. Ja kui ta ei suuda juhtida kõrvale, siis ta juhib neid mõtteid valesti, valeõpetusesse. Ja see on täpselt samamoodi, mis kõrvale juhtimine. Need, kes tahavad saada osa päästja vahemehe tööst, ei tohiks lubada millegi segada oma kohustust, omandada täielik pühitsus Jumala kartuses. Nii et kõik need asjad meie kahjuks, kui need mõtted on kõrvale tõmmatud just pühitsus kannatanud selle ajal. Ja selle asemel, et kasutada väärtuslike tunde lõbustusteks, uhkeldamiseks või kasu ahmitsemiseks, tuleks need pühendada tõe sõna tõsisele palvemeelsele uurimisele. Jumala rahvas peaks hakkama selgesti mõistma tõde, pühamust ja uurimiskohtust. Ja suurem osa koguduse üldse räägib pühamust, uurimiskohtust. Et kuidagi minnakse sellest täitsa mööda, et seda pole vaja ja inimesed jäävadki ette valmistamata Kristuse tulekuks tegelikult. Ja ma tean aastakümneid tagasi adventkoguduses oli ka just pühamuteenistuse kohta iga talv oli mingi seeria. Et me teaks ta peast, kuidas see asi käib, aga pühamuteenistuses on ju kõik tegelikult kohtumõistmine ja päästeprotsess on nii-öelda piltlikult tehtud ja näidatud ja kui sa mõistad seda ja selle põhjal sa võid mõista ka enda pühitsuse olulisust. Nii et me kõik vajame täielikku infot meie ülempreestri töö suhtes, sest ülempreester on Jeesus ja tema töö praegu meie heaks. Vastasel juhul on võimatu osutada usku, mida nõuab meie aeg, või täita kohustust, mida Jumal määrab meile täita. Ja iga inimese, see on üks huvitav lause, kuidas on seda mõistaks? Iga inimese käes on võimalus oma hing päästa või kaotada. Tähendab, see on meie võimalus. Ja kui me seda võimalust kasutame, meil on vaba valik, siis see ei juhtu. Aga kui me seda võimalust ei kasuta, siis Jumal ei saa meid õigeks mõista. Sest ta ei saa meid tuua pattudega isa ette, siis me oleme nii häälid. Nii et iga ühel meil on ees kohtuasi Jumala kohtus. Iga üks peab seisma silmitsi suure kohtuga. Ja kui tähtis on see pärast, et me mõtismeks nende ainete üle ja vastu Jumal näitab meile, mis on meie elu raamatus just need asjad, mida ta tahab sealt maha tõmmata. Kõik, kes on saanud valgust nende sündmuste kohta, peavad tunnistama neist suurtest tõdedust. Pühamu taevas on Kristuse töö keskus inimese heaks. Ja on täpselt sama nagu maa peal, aga me teame, et taevane tempel on praegu südames. Teie olete Jumala tempel, Jumala vaim asutaja sees. Nii et paralleelne teenistus käib üleval taevases pühamus ja paralleelne teenistus käib sinu südametemplis. Ja eesmärk on neid päästa, neid puhastada. Nii et see teema puudutab varem hiljem kohtumõistmine neid igati, aga tegelikult see aeg praegu. Pühamu teenistuse mõistmine lubab heita pilgu lunastust plaani kuni aegade lõpuni ning ilmutab meile õiguse paksu vahelise võitluse jätku lõpuni. Ja on äärmiselt tähtis, et kõik uuriksid neid tõdesid. Kristuse eestkostel, tähendab tema meie advokaat, tema eestkostel inimese heaks üleval pühaks, on lunastusplaanis sama oluline koht nagu
tema surmal ristil. See on sama oluline, see töö, mis ta teeb praegu, kui see, mis ta tegi ristil. Oma surmaga alustas ta seda tööd, mida ta pärast üles tõusmist taevasesse pühamus lõpule viib. Me peame usu kaudu astuma sisse poole eesliin ja see ongi nüüd kõige pühamasse paika tuleb usus astuda ja seal vabastatakse meil Hebra 6:20. Kuhu Jeesus meie eesjooksja, eeljooksja on läinud sisse meie heaks, saades Melkiseedeki korra järgi igavesti ülempriistriks. Ja 3. Mooses 16:29-31. See olgu teile igaveseks kohustuseks. 7. kuu 10. päeval peate alandama oma hinge ja te ei tohi teha mitte mingisugust tööd, ei päris elanik ega võõras, kes teie seas keskel elab. Sest sel päeval toimetatakse lepitus teie eest, et teid puhastada. Te peate saama puhtaks kõigist oma pattudes issanda ees. See olgu teile täielikuks hingamispäevaks. Siis alandage oma hinged, see olgu igaveseks kohustuseks. Mis on siis hingamispäeva eesmärk? Mis siin selles tekstis see on? Et teid puhastada. Ja see on igaveseks kohustuseks. See on ka meile praegu igaveseks kohustuseks, eks. Ja mida ütleb õpetussõnad 28:13? Kes oma üleustamisi varjab, ei jõua sihile, aga kes neid tunnistab ja neid hülgab, leiab armu. Ja Õde Vaidile näidati ja kirjutab, et kui need, kes varjavad ja vabandavad oma eksimusi, näeksid, kuidas saatan nende üle rõõmustab, kuidas ta Kristust ja pühi ingleid nende pärast mõnitab, siis nad ruttaksid tunnistama üles oma patte ja kõrvaldaksid need. Iseloomu vigade kaudu püüab saatan saavutada võimu kogu inimese üle. Need, kelle tahtmist keegi teeb selle omale. Ja sellepärast ta meelitab inimesel pakku, siis tal on õigus selle inimese elus sekkuda. Ta teab, et siis, kui neid vigu helitatakse, õnnestub tema eesmärk. Sellepärast püüab ta pidevalt petta Kristuse järelkäijad oma hukatusliku sisemisele. Ja sellega, et ei ole Jumal need parem. Jumal ise selle töö. Et Jeesus esitamine kaitseks oma haavatud käsi ja liiklust. 2. Korintuse 12:9. Kuid tema ütles mulle, sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks. Nii ma siis kiitlen meelsamini oma nõtrusest, et Kristuse vägi laskuks elama minu peale. Ja Mattius 11:29. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamet alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Ja hea sõna on see, et Jumal annab jõu ja väe meile varaseks. Tähendab, meil endal seda ei ole, aga ta on nõus seda anda. Nii et see ongi ime ja see ongi arg. Nii et ja ta ütleb siin edasi, et me praegu elame suurel äralepitamise päeval. Ja need, kes ei saanud selle päeval lepitatud, need lahutati Jumala rahvast. Kui sümboolses teenistuses tegi ülemperestel lepitust, Iisraeli eest tuli kõigil alanduda issand ette ja kahetseda oma patte, et neid ei kaotaks ära Jumala rahva seast. Samamoodi peaksid need, kes tahavad säilitada oma nime eluraamatus, alandama proovi aja väheste ülejäänud päev. Nii et tegelikult täpselt sama asi üle kantud.
kergemeelsus, mis esineb paljude entristlasteks tunnistajate juures, tuleb hüljata. Tõsine võitlus ootab igat üht, kes tahab võitama halbu kalduvusi, mis pürgivad üle tuimule. Igavikuks valmistamine on isiklik töö. Ja ütleb, et neid ei päästeta grupi kaupa. Ühe inimese patus ja pühendumine ei korva nende omaduste puudust teise juures. Kuigi kõik rahvad peavad kohtus mööduma Jumala eest. Ja 10 neitsi loos on see eriti hästi näha, et viiel oli uus iseloom, viiel ei olnud. Ja nad ei saanud seda puhast iseloom üksteisele anda. Nii et Jumal uurib iga inimese kohtasse nii täpselt ja põhjalikult, nagu olekski ühtegi teist inimest maa peal elanud. Iga üht kaalutakse ning tal ei tohi leidub ühtki plekki, kortsu ega nood selle saades. Ja nagu Metsarile selle peo ajal kirjutati seina peale. Et siin on kaalutud ja kerge. Et siin on kaal ei vasta sellele võimalustele tasule. Nii et ja täpselt sama toimub ka meiega. Pühalikud on sündmused, mis on seotud lepituse lõputööga. See sisaldab ülitähtsaid huvisid. Praegu toimub kogus üleval pühadus. See töö on kestnud juba palju aastaid, aastakümneid, sadu juba. Keegi ei tea, kui varsti läheb otsustamine üle elavate peale. Jumala elavate peale tähendab. Jumala aukartust äratavas läheduses võetakse vaates alla meie elu. Rohkem kui kunagi varem peaks iga inimene praegu hindama päästja manitsust. Markuse 13:33. Vaadake ette, valvake, sest te ei tea, millal see aeg on käes. Ja mida ütleb Ilmutuse 3:3? Tuleta siis meelde, kuidas sa sõna kuidas sa sõna oled vastu võtnud ja kuulnud ning hoia seda tallel ja paranda meelt. Kui sa nüüd ei valva, siis ma tulen kui varas ja sa ei saagi aru, mil tunnil ma tulen su peale. Loen ka ettevalmistuse eeseks vihmaks lehekülg 132. Küsimus, mille iga inimene peab lahendama oma hinge seesmisest pühamus. Siin, seesmisest pühamus. Seisneb selles, kas ta tahab alistuda vaimu veenmisele ning pidada hingamispäeva või vaim enda juurest ära ajada, et pääseda saatana vihast. Vältimatult saame selle suraseks, kelle sõna me kuulame. Aadam ja Eeva, nad eksid said momentaalselt saatana alamateks. Jumal pakub südame tunnistusega inimestele piiramatut väge sõna kuulmiseks. Nii et see, keegi saa öelda, et mulle jõudnud, tähendab, Jumal pakub piiramatut väge. Sellel, kes on saanud püha vaimu, on suured südame ja mõistuse võime. Samuti selline tahtejõud ja energia ning eesmärgi kindlus, mis on võlgmatu. Võimsad asjad. Tegelikult Jumal on kõik meid valustanud sellega, et me saaks võitjaks. Ja nüüd, kui see uurimiskohtu töö lõppeb, siis on kõikide inimeste saatus otsustatud eluks või surmaks. Prooviaeg lõppeb lühike aeg enne issanda ilmumist taevapilvega. Ja Kristus ütleb Ilmutuse raamatus seda aega silmast pidades. Ilmutuse 22, 11 ja 12. Kes teeb ülekohut, tehku veel enam ülekohut. Ning kes on hüve, saagu veelgi hüvedamaks. Õige tehku veel enam õigust ning püha pühitsegu ennast veel enam. Vaata,
ma tulen varsti ning toon igaühele palga, ma tasun igaühele tema tegude järgi. õiged ja ülekohtused elavad ka sel ajal maa peal sama argiselt nagu praegu. Inimesed istutavad, ehitavad, söövad, joovad, teadmata seda, et üleval pühamus on langetatud lõplik muutumatu otsus. Ja enne veeputust oli täpselt sama asi. Ja sellepärast Jeesus ütleb, et tema tulek on nii, nagu oli veeputusaeg. Ja veeputusaeg olid, mis nad siis tegid, sõid, jõid, võtsid naisi, läksid mehele. Aga meiegi teeme seda samas. Aga üks asi on siin, nad ei pannud tähele Jumala plaan. Kuigi Noa ehitas laevast 20 aastat, aga nad ei pannud tähele, see oli sõnum neile. Ja Kristuse tuleb ka samamoodi. Enne veeputust pärast seda, kui Noa oli läinud laeva, sulges Jumal uksed ning Jumala kartmatud ei saanud enam sisse. Ja valu ukse kinni. Kuid veel 7 päeva jätkas rahvas, kes ei teadnud, et nende saatus oli otsustatud oma hooletut, lõbu armastavat elu ja pilkas hoiatust lähenevast kohtust. Naesid selle üle. Ja nõnda ütleb päästja Mattuse 24:39. Ega ta ei pannud midagi enne, kui tuli veeuputus ja võttis kõik nad ära. Nõnda on ka inimese poja tulemine. Ja oleme Markuse 13:35-36. Nõnda valvake nüüd, sest te ei tea, millal maja isand tuleb. Kas õhtul või keskööl või kukeraulu ajal või varahommikul, et äkitselt tulles ei leiaks teid magamas. Ja veeputuse ajast me näeme, et ohtlik oli nende olukord, kes ei valvanud. Ja täpselt sama praegu, et kes ei valva, lähevad samamoodi riski peale. Ja tekst Taanieli 5:27. Tekeel, sind on laekaussidega maetud ja leitud kerge olevat. Et see oli nagu Neetseri üle. Ja iga inimesele samamoodi tuleb. Ja nüüd viimane tekst, Apostlid teod 17:30-31. Jumal on küll selliseid teadmatuse aegu sallinud, kuid nüüd käsitab kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada, sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilma maa üle, mehe läbi, kelle ta on määranud ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et ta on tema üles äratanud surmast. Nii et need, kes Kristust järgivad, ka neil ootab üles äratust igavikku. Ja need, kes ei järgi Kristust, neid äratatakse ka üles. Aga see on teine üles äratamine ja seal äratakse ainult, see on 1000 aasta perioodi lõpul, et vastu võtta kohtuotsus. Ja siis saavad kõik asjad selgeks. Ja siis Jumal loob selle planeedi juures täielikult suletab kõik üles gaasidesse, olekusse, minu ettevõetus. Aga selle enam pattu, selle kurja, selle ühtegi sõda, selle surma ja ka Jumala looning ehk loodus, loomad, linnud ka pääsevad, sest ka nemad ootavad seda päästa. Aga nüüd on meile aamen.